Tallinna linnavalitsus planeerib uuest aastast uut seaduse muudatust, millega keelustatakse pühapäeviti alkoholimüük. Meie reporter käis Tallinna tänavatel uurimas, mida linlased sellest keelust arvavad. Tere! Tallinna linnavalitsus kavatseb tuleva aasta märtsikuust kehtestada alkoholimüügi keelu pühapäeviti ning tallinlased peavad ilmselt hakkama endale Helsingist joogipoolist ostmas käima. Uurime, kuidas suhtuvad sellesse linnakodanikud. Kas teie arvate, et pühapäevane alkoholimüügi keeld muudaks Eesti elu paremaks? No, seda ma ei saa täpselt öelda veel. Paremaks ausalt ütlen, ei usu. No. Mina arvan, et seal ei oleks mitte mingisugust mõtet täpselt. Sellepärast, et... Kes see sul ikka pühapäeval? Jaa, kes siin ikka pühapäeval joob ja... Ma ei tea. Minu jaoks on see nagu täiesti mõttetu. Kuramus, ma just sõin ühe õllega. Jama küll, jah. See on päeval normaalne, aga pühapäeval ma ei oska öelda, ma ei tea. Ma usun, et on vaja müüda selle pärast teised müüvad. Kas teie arvate, et pühapäevane alkoholimüügi keeld muudab Eesti elu paremaks? Muidugi olen nõus. Sellepärast, et kui alkoholijoogid ei ole nii kerge kättesaadavalt tavaliselt, siis ma arvan, et vähem hulk inimesi hakkab neid kasutama, et siis meie seltskonna kultuur muudab ikka paremaks. Ma olen internetis seda lugenud ja pooldan, ma elan Rootsis, nii et seal pühapäeval mitte kindlasti keegi ei saa kätte. Pooldan. Well, I don't know, I haven't lived in that kind of country. I have been in Sweden once and it was quite annoying when you can't get alcohol after 6 o'clock or on Sundays, like, you know. I'm actually from Tartu, so one way or another, people are always going to get booze from somewhere. Doesn't matter where you put restrictions or not. I don't know. I personally don't care, but I mean... Et kes tahab, kellel on sünnipäevad või midagi, nemad võivad natukene varem osta. Aga niisama, ma ei tea, meil liiga palju juuab see. Näib, et tallinlane suhtub uude keeluseadusesse leigelt. Ent mis tegelikult juhtuma hakkab, näeme me alles tuleva aasta märtsis. Seniks aga